Tere! Tere! Tore on näha, et te olete meiega siia kogunenud ja täna tutvustame teile 4 uut robootikavahendit. Mina olen Janne Insplayst. Ja mina olen Jana Kullatere lasteaiast. Ja me oleme robomentorid ka, ise. Jah, Insplay mentor olen mina ka. Ja mina ka. Ja täna näitame teile siis vahendeid nagu TTS robotkilpkonn, Sphero Indi, Intelino nutirong ja räägime pisut ka Lego Education Spike Essentialist, mis on päris sobiv juba ka lasteaias kasutusele võtta. Kõigepealt räägime teile siis slaididelt pisut, saate kirja panna midagi juba esimese tutvustuse teha. Ja siis tegelikult oleme me Kullatere lasteaias, meil on kõik siia üles seatud valmis ehitatud, et siis me näitame ära ka päriselt, kuidas need asjad töötavad. Aga kellel on küsimusi, see võib juba kohe küsida, et saate mikrofonil hääle maha võtta ja rääkida. Võite chatti kirjutada, ootame väga teie aktiivset osavõttu, et kõik need küsimused siis saaksid vastuse. Ja alustame siis äkki robotkilpkonnast. Robotkilpkonn on siis TTS-i kõige uuem robot, mis on siis juba mõeldud 1-aastastele lastele. Ja Jana, jaga meiega kogemust, et kuidas siis seda kilpkonna lasteaias väga hea kasutada on? Mina sain kilpkonna kevadel kasutada sõimelastega. Et minule väga-väga meeldis. Positiivne tagasiside oli ka laste poolt. Et minule meeldib see kilpkonn rohkem kui piibot sõimelastega kasutada. Just esimeseks robotiks, et ta on hästi lihtne. Tal on ainult siin edasi-tagasi paremale vasakule käsklused ja saab kasutada, kas siis kilpkonn sõidab edelpidi või sõidab tagurpidi, saab meeskonnatööna kasutada, saab individuaalselt kasutada. Et mul on lastele tehtud üks rada, mida ma siis pärast näitan ja saab kuulata ka seda heli, et see heli on alguses ehmatav täiskasvanule, aga lastele nagu väga-väga meeldis, et pigem oli just laste poolt positiivne tagasiside. Et mina igal juhul soovitan sõimerühmas esimeseks robotiks võtta see robotkilpkonn ja võib-olla miks mitte ka kuskil suuremate lastega, kellel võtavad asjad rohkem aega, asjadest rohkem arusaamine läheb pikemalt, et siis see robotkilpkonn on väga hea esimeseks robotiks. Ja pärast vaatame siis, kuidas teda kasutada saab. Ja kuidas need 3 erinevat programmi siis töötavad. Järgmisena on meil siis olemas Sphero Indi robot. Ja ma ei tea, mis te siin slaidide peal näete, mina näen, et need liiguvad edasi-tagasi miskil kummalisel põhjusel. See ei ole väga meeldiv. Vaatame, kas me saame siis jagada uuesti välja. No nii, kuule, kui mul terve Teams tekitab. Ühesõnaga, tundub, et slaidid jäävad siia. Ma ei tea, kuidas te näete neid asju, kas jooksevad edasi-tagasi ja vaatame, kas nüüd läheb korda. Sphero Indi robot ma saan vahepeal öelda, et meil on kasutuses olnud ta, ma arvan, aasta aega juba lasteaias ja see on tõsiselt lemmikrobot nii lastel kui täiskasvanutel. Et kui meil kevadel käisid siin külalised teistes lasteaedades, siis ja pärast tegevusi me küsisime, et mis teie lemmikrobot oli, siis Sphero Indi oli just see, mis jäi lastele väga hästi meelde. Ta on hästi lihtne kasutada, et me pärast saame vaadata ka, et mis tal komplektis on kaasas, erinevad värvikaardid, et Sphero Indi on just see, siis, mis loeb värvikaarte ja värvikaardidelt ta saab erinevad käsklused. Et tema hea külg on ka see, et tal ei ole vajalik programmeerimiseks nutiseade, aga teda on võimalik kasutada ka siis nutiseadmega, et kus siis saab värvikaartidel muuta tähendusi. Aga see pole üldse vajalik, et lihtsamad tegevused saab siis teha ilma nutiseadmeta. Aitab lastel väga hästi loovust arendada, erinevaid ülesandeid lahendada. Et mina olen teinud nutikamate lastega niimoodi, et ma annan lihtsalt roboti, ütlen, et kaardide tähendused on see ja see
ja laps ise hakkab katsetama, et mõnikord ma panen alguskaardi ja lõpukaardi ja siis ta peab siis selle raja niimoodi ise õigesti programmeerima, et robot jõuaks punktist A punkti B, et pärast siis me näitame ka, et me oleme siia ühe labürindi pannud valmis teile ja täiskasvanutele meeldib ka see alati, et sisekoolitustel, et just kui teha hästi suured labürindid, et kes on meie juures käinud ka, et me tavaliselt oleme selle ülesande andnud, et on algus ja lõpp ja siis tuleb robot panna tööle nii ja programmeerida nii, et ta jõuaks lõppu. Kui vanad lapsed üldse alustavad Sfärondiga? Sõimelapsed vist? Ei, sõimelapsed ei tee, et sõimelapsed pigem mitte, et mina olen, kuna ma igapäevaselt lastega ei tegele, et ma olen õppealajuhataja, aga mina olen teinud 5-aastastega. Et nendel on just see, et sa väga palju ei seleta, sa annad roboti kätte ja ta ise hakkab siis ülesandeid tegema, lahendusi otsima ja täiesti hästi kaasahaarav robot. Ja ma ei tea, et palju need akud on, et sa oskad öelda, et palju akud püsivad, et kuidas see laadimine on? Kõige täpsemalt saab nüüd vaadata järgi inspire.eu/progetiiger, kus ma selle kirja panin, aga kui ma mälu järgi mäletan, kas oli 1,5 tundi. Et laadimine ka väga kaua aega ei võta ja selle 1,5 tunniga ma arvan, et saab selline kaua te järjest mängite lastega 20 minutit kuni 0,5 tundi. Ja, et see tegevus ja Indile saab ehitada ka erinevaid linnasid ümber. Meie õpetajad on kasutanud neid suuri Lego klotse, et nendega siis erinevad rajad valmis ehitavad, mida tuleb läbida. Ühin vahepeal. Järgmisena on siis meie kõige uuem toode on siis Intelino nutirong. Ja nutirong on nüüd oma kasutus sealt või sobivuselt lastele, et sobib nii 3-aastastele kui ka 15-aastastele. Et väga hea on kasutada seda erinevas vanuseastmetes, nii lasteaedades kui koolides. Et kõigepealt saab seda siis programmeerida klotside abil ilma nutirakenduseta. Siis on võimalik seda programmeerida rakendusega, mis on olemas tahvlis või telefonis. Ja seejärel siis juba võimalik kasutada Scratchi ja Pythoni programmeerimiskeelt, et need siis arvutist peale laadida. Väga kiire, lõbus. Et rongi puhul on see, et just on tegelikult, kes on Osoboti kasutanud, et ta on siis Osoboti loojate poolt, eks, on see välja mõeldud, see rong, et tal on see programmeerimine ongi sarnane siis Osobotiga, sellised väiksed koodid, aga nüüd ei pea neid joonistama, vaid neid saab siis ise raudtee peale sättida, et seda me saame siis ka varsti kohe teile näidata täpsemalt. Mina ise olen kasutanud just 11-aastase lapsega ja 5-6-aastaste poistega. Väga äge on just see ehitamisprotsess, et lastele väga meeldib ehitada seda rongirada. Et see ongi nagu sihuke hästi kaasahaarav, et vaadata internetist erinevaid ideid, et kui meil oli see Insplay mentorite kohtumine, siis seal tuli ka välja, et tegelikult sa saad teada ju, lapsed teada, kuidas rong töötab, et rongi tee peab olema ringikujuline, et siis ehitamine, et see võtab päris kaua aega, päris palju mõtlemist läheb, et need rongitee, need otsad siis kokku jooksid. Selle raja siin 7 minutiga kokku nii. Mul on nagu raskusi sellega. Et siis, ja siin on nagu välja toodud ka slaidi peal, et need rongi rööpad sobivad siis Prio ja Ige ja nende puidust rongi rööbaste detailidega. Et vahel on siis adapterid tuleb eraldi juurde osta, aga hind ei ole väga kallis, et circa 10 euri. Et mina soovitan just see, et kellele meeldib ehitada, et kui te teate, et rühmas on lapsi, kellele meeldib väga ehitada, et see on see inseneeria pool, et see on üks väga. Ja seda siis tutvustame ka teile lähemalt nii rakendust kui seda, kuidas rong töötab ja erinevaid programme ja koode näitame teile kõike siis lähemalt, kui me lähme selle rongi raja juurde päriselt. Ja Lego Education Spike Essential siis, mis on nüüd juba vähemalt aasta aega väljas ja asendab ta siis WeDo'd. Sobib kokku Spike Essential Bricku Motion klotsidega. Väga head pikad keerulised nimed.
ja nagu ikka, siis ka see on mõeldud nendele, kellele meeldib ehitada, aitab mõista erinevaid matikmõisteid, kuidas siis probleeme lahendada. Lisaks on siis mõelnud Lego välja selle, et iga karakter, kes on Spike'i karbis, neid on siis 4 tükki, nendel on siis oma nii-öelda iseloomud. Et need oleme me välja toonud ka insplay.eu/kriips Spike Essential, et pikalt lahti kirjutanud iga minifiguuri kohta siis tema tegelase iseloomuomadused, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi. Ja need on siis pandud sinna karpi just selle eesmärgiga, et iga laps saaks ennast siis ühe selle minifiguuriga seostada. Ja et ta siis, kui ta mängib nende klotsidega ja lahendab neid ülesandeid, siis ta tunneb just seda, et nagu tema oleks ka seal ja mida siis tema teeks ja mõtleks, kuidas siis tema ise käitub, millises olukorras. Ja et see siis paneb rohkem last sinna mängulise õppe sisse. Ja peamiselt on siis erinevad loodusteaduse ehitusvõimalused, mis on rakenduses välja toodud. Muidugi kõige lõbusam on ise välja mõelda igasugu oma projekte ja aitab see siis kaasa erinevatele õppekavadele. Ja kuna viidud enam ei ole, siis ta asendabki, on ju? Asendab viidud, et kui meil on varasemalt on viidu koolitused, siis hästi palju õpetajad ütlevad, et kui see karp lahti võtta, siis see võtab silmade eest kirjuks, et see hirm tuleb, et kas ma saan hakkama sellega, et kuidas see kokku panna, kuidas programmeerida. Et ma arvan, et selle Spike komplekti puhul on, et äpis on kõik asjad olemas. Äpis on kõik olemas. Ja, et julge lihtsalt vajutada neid nuppe, ehitamisjuhised on olemas, programmeerimisnäidised on kõik olemas, et igal juhul soovitaks seda komplekti ka lasteaias kasutada. Et see on jah kõige lihtsam, et sa ei pea isegi mõtlema, kuidas, mis mootor tööle läheb, et sul on kõik tulevad need näidisena ilusasti, et kui sa oled komplekti kokku ladunud, siis sul tuleb ka programmeerimise juhend, et kuidas nüüd täpselt see tööle panna. Ainult siis see tuleb õpetajal ise endal välja mõelda, et mis siis selle juurde rääkida, et kui meie ehitasime selle vaateratta, siis et mis see laps siis sellest vaateratta keerutamisest õpib, et see on siis õpetaja töö talle rääkida. Aga väga lihtne ja mõnus ehitada, kiire ja lastele kindlasti väga meeldib ja ikka värvilised ja sellised rõõmsad klotsid, et soovitame väga neid ka. Kas teil on tekkinud vahepeal küsimusi? Et nüüd on see koht, kus te saate küsida meie käest. Kui teil on endal olemas juba need vahendid, et millised teie kogemused või on küsimused tekkinud? Nutirong Intelina oma ei sobi selle tuplorongirajaga kokku, et see tuplorongiraja klotsid on liiga laiad, et ainult puidust rööbastega siis. Nii, aga Jana, oled sa valmis? Et ma lülitan kaamera ümber. Vaatame nüüd kohe, kuidas käis. Kas meil tuleb nüüd teine kaamera siia või ei tule? Aha, Jana, me näeme su jalgu. Mis me kõigepealt võtame siis? Mis meil esimesena oli? Võtame... Kas te näete hästi, et kui ma näitan kilpkonna ja seda rada, mis ma teinud olen? Et mina olen teinud sellise suure raja kilpkonnale, mida ma kasutasin ka sõlmelastega. Ja see on hästi populaarne, et mina lastel lasin jalast ära võtta ja siis nad said sokkidega siin raja peal ringi käia ja neile hästi meeldis. Et üleüldse mina olen teinud tegevusi väikestes gruppides, et võtan 2 last või 1 lapse ja niimoodi see laps saab kõige paremini selgemaks, ma jõuan temani individuaalselt ja saame hästi põnevaid tegevusi teha. Et ma näitan, et see kilpkonnad on hästi selline nunnu läheb välja, lastele väga-väga meeldib. Selline suur, ilus, värviline, aga siis seda märksõna on sul need helid, et sellest ei tasu liikuda, et need helid on ka okei ja lastele väga meeldib. Ma igaks juhuks küsin, kas heli on hästi kuulda?
Siin on rõigas. Nii, äkki keegi kirjutab sealt, kas te kuulete, kui ma räägin? Pilt oleks parem kui kaamera hääl. Oota, vaatame. Nüüd kuulete paremini. Selline see kilpkonna heli on, et eriti äge on pimendatud ruum, saab teda kasutada pimendatud ruumis ja kilpkonnal on 3 režiimi, on 1, 2 ja 3. Kui ma panen number 1 peale, siis esimene režiim on see, et step by step programmeerimine. Kui ma vajutan, siis kilpkonn läheb kohe edasi. Ja tal ongi siis nüüd need käsklused edasi, tagasi, värvide järgi, paremale ja vasakule. Ma vajutan veel üks kord edasi. Esimene programm on see, või see režiim on see, laps vajutab, robot läheb kohe edasi. Ja lapse ülesanne oli siis mööda seda sinist rada jõuda lõpuni. Ja nüüd on see keeramiskoht ja nüüd siit tulebki see vahe välja, mis on piipoti ja pliupotiga, mis just väga hästi sobiks võimelastele, et robotamine on paremale. Et ta ei keera, vaid ta kohe sõidab niimoodi külge ees. Ja mina tegin tegevust 2- ja 3-aastaste lastega. Ja laste tase on hästi erinev. Mõni laps sai kohe aru, ma panin roboti siia raja peale, ütlesin, sa pead lõppu jõudma, robot on siin ja laps tegi kohe. Mul oli paar nutikat 3-aastast, sõimelapsed olid, nad sõimekolmesed, nad said kohe aru, mis nad tegema peavad. Ja väga hästi arendas meeskonnatööd, kui lapsed pidid vaheldumisi, siis said käsklusi vajutada. Nüüd boonuseks lastele, mis jälle väga meeldib, on see, et kui ma vajutan siia keskele, siis saab tantsida. Et kui laps on ülesande ära lahendanud, paneb ta siin muusika käima ja tõesti, ma olin väga üllatunud, et lastele hullult meeldis tantsida selle loo järgi, et kui ülesanne oli ära tehtud. Et nüüd me ootame, et ära teeb seda. Ja nutikamatega saab siis tagurpidi sõita või siis külg ees sõita, kuna ta ei keera ennast, aga sõidab külg ees, et siis saab ka niimoodi tegevusi teha. Nüüd, kui ma siit alt panen teise variandi, kilpkonna saab hääle ära ka võtta, et ilma hääleta neid tegevusi, siis seda heli ei tule tal. Nüüd, teine variant on see, et saab 10 käsklust anda kilpkonnale. Ehk siis nagu piipotil sisestate 10 käsklust ja siis ta läbib selle raja. Ja keskelt läheb siis käima. Vabandust, see näinud, et ma olen vale programmiga. Ikka juhtub, ma panin 3. programmi. Ja, et see oli nüüd see 3. programm, et 3. on see, et ta üldse ei liigu, ikka juhtub tehnikaga. Nii, proovib uuesti. Nii läheb. Nii, et nii läheb. Mul oli 3. programm. Et nüüd ta teeb need käsklused, kuni 10 käsklust saab programmeerida siis roboti. Ja selle hääle saab maha võtta, et kui hääle. Ja nüüd ta läheb üle peale. Et see on siis teine variant. Ja samamoodi siis, kui siia keskele vajutada, siis saab tantsida. Nüüd see 3. variant, mis mul enne kogemata läks peale, see, et kilpkonn ei liigu, et võib-olla siis mingi värvidena mänguna kasutada seda või mingi memoriiniga, et mis värve ma kasutasin, laps saab öelda enne või pärast, kui on ära vajutatud, kui ta kontrollida, et lihtsalt vajutada see peale. Sinine, roheline, sinine, kollane, kui ma panen käima. Siis ta teebki need värvused, mängib läbi sinine. Muidugi on näha, et need tuled tahab olema ka. Roheline, sinine, kollane tuleb nüüd. Täiskasvanu jaoks võib tunduda aeglane, aga see on just hea, et sa saad lapsele samal ajal seletada midagi ja küsida, et kuhu sa vajutasid, kuhu sa järgmisena vajutad. Et see on selline ajavõitmise aeg õpetajale. Et see nüüd see robot, mida ma kindlasti sõimerühma ja õpetajatele soovitan, et lastega kasutada.
et just, et suurematega sõidate külgeesaja läbi või siis selgees või on siis pime rada näiteks, et seda teise programmi või teise režiimi peale, et mitu käsklust lugeda, et selle tunneli näiteks läbi ilm on, et mina julgen küll seda soovitada sõima. Kas keegi tahab küsida midagi selle kildkonna kohta? Ei taha? Ma ütlen, et pange see kindlasti endale taotlusse, Progedi taotlusse. Nii, et kui on mingid küsimused üle pärast, et siis võib chati panna, et äkki siis vaatame selle Indi nüüd. Vaatame Indile. Nii, meil on papad ka. Aga mitte oled sa näha, sa pead kõrgemale tõstma. Nii. Et Indi robot on meil siis siin, äkki sa mulle annaks Indis. Et komplektis on siis selline auto, ehk lapsed ütlevad tema kohta autorobot. Et see on selline pisikene auto ja komplektis on siis olemas erinevad värvikaardid ja nendel värvikaartidel ongi siis erinevad tähendused. Näiteks roheline on alati start, et see robot ei hakkagi enne liikuma, kui esimene kaart peab olema roheline. Nüüd sa pead siia nähamaks. Näiteks ma panen ta siia peale ja see on start ja kui tal järgmist kaarti pole, siis ta sõidab 1 meetri edasi. Punane kaart ja lilla kaart on alati lõpukaardid. Need on need viimased kaardid. Ja siis vahepeal on siis pööramine paremale 90 kraadi, vasakule 90 kraadi, 45 kraadi pöörad parem-vasak ja kollane kaart on siis selline aeglustamiskaart, mida mina soovitan selliste kiiremate pöörete puhul alati kasutada, et see võtab robotil hoo maha. Siis on komplektis olemas erinevad kleepsud, et saab isikupärastada robotit, mis jälle lastele väga-väga meeldib. Siis on selline nippide raamat ja kaardide seletused, mida miski kaart tähendab. Et mina olen kasutanud, siin ongi ära öeldud, et on alguskaart, lõpukaart ja siis laps mõtleb vahele millised kaardid vahepeale lähevad. Mina olen proovinud ka niimoodi, et ma olen lõikanud natukene need väiksemaks ääred Indi kaartidel ja pannud need piipotti nendesse kiletaskutesse. Et sobib ka sinna, aga mitte alati, et oleneb valgusest. Ja kaasas on sellised väiksed kleepsud, et nendega saab siis kinnitada selle käsu, selle kaardi saab siis põranda külge kinnitada. Ja kuidas siis lastega jälle, et ehitate erinevad linnakud, saate isikupärastada robotid, Indi robotid, see on siis selline liiklusvahend jälle, või siis ehitate labürindi, kus tuleb siis punktist A punkti B jõuda. Et nüüd mul on siin natuke segamini läinud, aga meil oli siin on üks labürint tehtud, ma ei tea, Janne saab siis näidata. Et siin siis robot, et algus on siin rohelise kaardi peal, nüüd kiirus pilt kinni, mis ta ja finiš on seal siis punase kaardi peal, et me mõned kaardid oleme juba ära pannud, aga mõte ongi see, et kui te teete koolitust täiskasvanutele või lapsele, et laps peab siis siia vahepeale neid kaarte panema, et jõuaks finišisse robot. Et ma sain ühe hea nipi vahele teada, et kui 245 kraadist seda kaarti niimoodi sättida hästi täpselt, et siis robot pöörab 90 kraadi. Et väike matemaatika, vaatame, kas mul õnnestub, et start on siin ja ma pean sinna punase peale jõudma. Et nüüd mul ongi viga sees, et ma pean siia paigutama õiged kaardid. Et siin koha peal tekkis viga, et robot peaksid nüüd siit mööda seda labürinti edasi sõitma. Siis ma siia panen ühe roosa ja sinise. Siia panen veel ühe roosa. Ja see panen veel ühe sinise. Nii. Sinine on siis? Pööran 90 kraadi paremale. Ja roosa on pööran 90 kraadi vasakule. Ja, et see niimoodi oli ja siis on siin 45 kraadi. Et vaatame, kas meil õnnestub. See on hästi äge selline katsetamisrobot. Et näete, et see kui pole kinnitatud, siis ta libiseb. Nii ja nüüd natuke läks vittu meil siin, mida juhtub alati.
aga see ongi nagu hästi mõnus lastele kasvatamiseks ja kui te tähele, ma ei tea, kas te näete, et tegelikult värvipaberitest sõidab ta ka üle, et kui see värvipaber on õige sellise tooniga, et punane, roheline, sinine, et neid ta loeb nagu väga hästi, et saab ka tavalisest värvipaberist valmistada siis selle käsu talle. Ja lisaks saab siis kasutada, ma lihtsalt näitan, et kes on juba nutikamad ja õpetajad, kes kasutavad hea meelega tahvlit, et siis saab kasutada ka edujuun ja räpiga. Et on ka edujuun ja räpp, kus saab siis, ma näitan siit selle ära, et saab lihtsalt juhtida. Tule tead, tule pane siia. Nii, robotid. Saad Eesti äkki mida. Nii. Mida näitab? Et siin on nüüd see, et te saate värvide tähendusi ära muuta, et kui muidu on roheline start, et te saate sellised nipiga ülesanded teha, et roheline näiteks hoopis pööra paremale, kollane ei aeglusta, nagu ta päriselt aeglustab või ta hoopis pöörab 45 kraadi vasakule. Ja sinine on lõpukaart, et jälle saab natuke nutikamate ja vanemate lastega siis kasutada seda, et kaardidel on tähendused ära muudetud. Et see on jälle üks selline raskusaste tõstmine, kui te kasutate seda robotit suuremate lastega. Ja saab ka lihtsalt juhtida teda indirobotit. Kas teil on küsimusi? Kui panna lihtsalt sellise kaardi peale näiteks, siis ta ei tööta. Jah, et alati roheline see esimene kaart. Et roheline kaart on esimene ja see on kõik seal materjalides olemas, mis siis selle robotiga ka kaasas on. Nii, vaatame, kas keegi on esitanud meile küsimusi. Näidake, kuidas auto sõidab, seda te nägite. Võtame siis järgmiseks Spike Essentialised. Et Lego Education Spike Essential valmis ehitatud on meil siis samune vaataratas ja programm on selline ja töötabki nii imelihtsalt, et ta näitab kõik ette ära, mida ehitada on vaja ja paned tööle. Kõige lihtsam asi programmi näitasin. Ja kuidas siis ehitamine algusest peale käib, ongi see, et on olemas tunniplaanid. Siit saab siis erinevad tunniplaanid alla laadida. Et kui me võtame näiteks, siin hakkab downloadima, et mina laadisin juba alla selle lõbustuspargi ja siin on siis erinevad asjad, mida saab ehitada. Et kui me võtsimegi selle vaataratta, siis ta näitab ilusasti iga klots alguses eraldi, kuidas mida panna. Üleval on näitab ilusasti ära, milliseid juppe kui palju vaja on, kuhu need lähevad ja niimoodi väga detailselt on see juhend koostatud. Ja kui ongi valmis, siis ongi programmeerimise näidis. Et näitab ka, kuidas siit blokke vedada, milliseid blokke panna, mis läks valesti ja kuidas siis lõpuks see tööle saada. Et kõik on olemas. Et siin tuleb veel edasi, näitab, mida lisada, mis kiirused võiksid olla. Et ma vaatan, minul on siin 2 rohelist täppi, aga siin on hoopiski 4 rohelist täppi. Siis siia peale klikkides saab valida selle, et see mootor pöörleks siis kiiremini. Ja ongi imelihtne see tööle panna. Lõpuks tuleb lihtsalt vajutada play nuppu, kui need kõik 9 õpetust on läbi käidud. Ja kui vajutad play nuppu, siis eks ta meil tööl hakkama. Aga mul on tunne, et meil ei ole... Meil ei ole programmi tehtud. Selline väike nali, et ma kustutasin selle ära.
et kui me panemegi siit nüüd selle otsa, paneme pöörlemise, paneme siis veel tuled ka tööle, siin saab valida, et kuidas neid tulesid tahad, et need parajasti põleksid, kas erinevalt või värvides või samades toonides. Et mis me parajasti valime siia. Ja nüüd ta siis töötab ja ka need LED tuled on siis täpselt nii, nagu me valisime. Siin on küll pisut kehva näha, aga niimoodi ta siis selle ringi teeb ära. Nii, on kellelgi selle kohta küsimusi veel? Kas autokiirust saab muuta, oli küsimus. Ja selline Sphero auto kohta ilmselt. Et kohe, ma panen selle lego kinni. Et kiirust seal muuta ei saa. Aga ma vahepeal näitan muidugi saab siit ma. Oota, kohe vaatan. Nii. Et näiteks ma selle läpil olen praegu, et siin ongi nüüd see koht, et kui te lähed siin üleval, ongi need kaardid, roheline, kollane. Ja siin te saate muuta nende kaartide tähendusi, et kui kaart on kollane, kaart on aeglustav. Tagataust on siin kollane. Ja see on see kaardivärk. Mina olen pannud nüüd, et see pöörab 45 kraadi paremale. Siit saab panna, et see auto värv, et muidu ta oleks kollane, aga siit saate muuta. Näiteks lilla siia lohista. Ja siit saab mingit erinevat heli panna. Siit siis on autol näha, et värv muutub. Nii, ma panen tööle, nüüd ma näitan teile. Saab aeglasemaks kiirust. See on see, nüüd kui on natuke keerulisemaks tehtud, need kaartidel on erinevad tähendused. Ja siin 3 täpi pealt, et siin on siis erinevad liikumisviisid, saab lihtsalt juhtida. Ja. Erinevad sõitmisvõimalused, et siis pole neid kaarte vaja. Nagu puldi auto põhimõtteliselt. Saab siin keerata. Ja siis see on natuke Sphero selle äpi niimoodi, et kui ma siit nii ja siis viimane variant on see, et muudate siis nendel kaartidel tähendusi, kui te tahate koos nutiseadmega kasutada, et see on selline väike viimkaga ülesanne lastele võtta anda. Et see on tõsiselt, see on lastele nagu, et seda tasub, kui võimalik ja huvi on, et see lastele soovida. Nii. Küsimusi on tulnud vahepeal, kas Spike Essential on samasugune komplekt nagu Lego Võidu põhimõtte poolest siis? Jah, et seda ülesanded on teistsugused. Kasti sisu on teistmoodi jagatud, ta on värvilisem, aga põhimõttelt ma ikkagi ütleks seda, et eks need lõppkokkuvõttes kõik robootikaseadmed on ühtemoodi ja õpetavad täpselt seda, mis õpetaja tahab õpetada. Et ta asendab võidud, aga ta on oma olekult teistsugune ja nii-öelda siis nende ülesannete poolest. Aga see on jälle, et sobib ka selliste suurematele ja nutikatele lastele, et mina võin öelda, et minu laps, kui mind ennast robootika vaimustab, siis et mul on endal 10-aastane laps kodus, et tema nagu, see on ka nüüd üks vahend, mida tema nagu hästi suure huviga tegi ja hakkas ehitama, et nutikamate lastele see sobib väga hästi ka mingi 6-7-aastastele kindlasti lasteaias. No saab ka noorematega teha, kui suurendada, aga suuremad lapsed siis kindlasti ise mõtlevad juba mingeid programme ja ehitisi välja. Ja et kui kasutada seda siis nende prikuklotsidega, siis nendel on veel eraldi täitsa tunnikavad omakorda välja mõeldud, et mida kasutada ja mida ehitada. Ja just ongi see nagu kõige suurem hirm, et kas ma saan hakkama õpetajale, et kas ma oskan need ehitused valmis teha, aga tegelikult kõik juhendid ja juhised ja programmi juhendid on kõik on olemas. Aga siis on veel küsimusi, et saame rongi vaadata. Või? Võtame siis, et Selina rongi. Rongi, jah. Nii. Et
kõigepealt on meie siis lasteaedadesse vast kõige sobilikumad on programmeerimisklotsid. Et ma näitan, et komplekti, et ma saan aru, et Progetiigril tuleb komplekt, et ongi olemas. Ja veebilehel on täitsa olemas selline eraldi pakkumine, et te saate võtta rongi koos kõikide lisadega. Kõik lisad. Meil on vist mingi on puudu. Me panime kõik lisad, mis selle rongil on, kui meil oli 7 lisa. Et 7 lisa sellele siis ja selle hind on natuke üle 200 €, kui on kõik lisad ka kaasas. Aga ma siis näitan, et kellegi on mikrofon sees. Täitsa võimalik. Kellel on mikrofon sees, kes panete kinni? Et meie ka ei ole. ja, on see põhikomplekt. Et põhikomplektis on siis vedur ja vahul, et nad on siin olemas, siis on laadija on kaasas. Ja siis on siin all on komplekt, kus on siis erinevad raudtee ehitamise osad. Et siin on kokku vist 20 osa selles põhikomplektis, kus on see rong. Ja siis on need koodikaardid. Siis saab juurde osta silla komplekti. Siin Janne ja õpetaja Johanna on ehitanud ka silla. Ja siis saab juurde osta neid rongi osasid. See rada siin on ehitatud, ongi kasutatud peaaegu ära. On see lisakomplekt, siis on sild ja natuke põhikomplekt. Ja kindlasti mina soovitan, see on nagu nii hea ja vajalik asi, sest et siin on need väiksed tükid, et kui muidu need tavalised tükid on sellised pikemad, siin on paremale ja vasakule pööramised, siis on need haared ja siis on sirged tükid ka, on pikad sirged, aga need väiksed on vajalikud. Ja väiksed on meil siis pandud ka näiteks siin, pluss väiksed on siis näiteks olemas sellised, et sul on 2 auku, mõlemal pool on auk. Et saab erinevat pidi kokku panna. Ja siis need pisikesed, need klotsikesed, siin on siis koodide kirjutamiseks ja siin on ka väike spikker. Et milliseid koode saab teha, saab rongi kiirust muuta, saab olla näiteks siin see rohelise rongi, alati valge on esimene, kui on koodikaart, kood teete, siis valge on alati esimene. Siin on kiirust, et 1 roheline, siis läheb natuke kiiremaks, 2-ga juba veel rohkem ja siis roheline on kõige kiirem. Ja siin on peatumised ka, Janne saab sealt näidata. 2 sekundit peatub 5 sekundit, peatub 10 sekundit ja see on siis, et jääbki seisma. Ja siin on siis see magnetiga, et kui tal on magnetiga veduril on vagun taga, siis kas ta laseb selle sõidu pealt lahti, jääb hetkeks seisma ja laseb lahti või siis hea küsimus, mis see 3. oli, siin ei ole kirjas. Ühesõnaga hakkame katsetama, mis on. Üks oli jääb seisma, lasti teine laseb sõidu pealt, äkki vaatame, mis 3 tähendab. Lilla tähendab siis seda, et äppis on võimalik muuta neid programmide tähendusi täpselt samamoodi, nagu oli sfeerolindil. Ja, aitäh igaudu. Võtta üks keeleb. Aga ma ütlen veel kord, et see radade ehitamine, see on üks ägedamaid osasid selle roboti kasutamise juures nii endale kui lastele. Ja meie otsisime lastega ideid YouTube'ist, et milliseid radasid teha, et kui me oleme valmistanud, me oleme pildistanud jälle, et minul ei ole radade ehitamine tugevam külg, aga siin. Seal äppis on tegelikult olemas ka erinevad näidised, et kuidas neid radu ehitada. Ja ma siis lülitasin rongi sisse ja lihtsalt lükkasin tööle. Ja nüüd ta siis hakkab sõitma. Et kui selline harjumaniskoht on nagu siin, et siis see on täitsa juhuslik, et kuhu poole läheb paremale või vasakule, aga siis võib ise muuta seda koodi. Et see on siis siin, et ta näitabki ära, et ta ise valib, kas ta läheb otse või läheb pöördega. Aga kui panne siia otsa, nüüd siia saab 1 klotsi otsa panna. Kui panete otsa kas sinise
või rohelise ja siis ta valib selle suuna, et mis ta siis teeb selle, kas ta siis keerab või läheb otse. Ja koodidega niimoodi, et noh, me ju ei tea, kummalt poolt see rong tuleb. Et kas ta nüüd tuleb siit poolt või siit teiselt poolt, siis teise otsa panna ka valge. Et siis ta nagu loeb mõlemat pidi, aga milline see stopp oli, et ma proovin stoppiga. Me pidime vaatama, mis need kollane, valge kollane ja see lahtilaskmisega just käib. Me paneme talle veduri taha. Stoppiga oli valge punane. Valge punane otsa vaatame. Praegu ta meil sellise keskmise kiirusega sõidab. Et me võite siit jälle kiiremaks panna natukene vahepeal. Nii vaata, sinna läheb nüüd. Et nüüd ma tegin koodi, et rong jääb seisma. Et valge, punane, sinine on see kood, et rong jääb seisma, ta enam edasi sõida. Ja mul õnnestus see, sellepärast, et ta luges väga hästi selle koodi ära. Et lastel ongi siis võimalus, et ma tahan, et ta läheb alati otse või ma tahan, et ta läheb alati paremale või vasakule või teatud kohtades kiirendab või võtab hoo maha või siis saab jah, selle vaguni saab lahti lasta. Või siis, kui teil on 2 rongi raja peal, mis sõidavad, et siis need ka annaksid üksteisele teed ja tulebki ajastada, et kui nüüd üks läheb sinna, mis siis see teine rong samal ajal teeb. Et peaks ta kuidagi nüüd tule panema. Ma vaatan, kas ta nüüd siit hästi kiiremini. Ta hakkas palju kiiremini sõitma, sest meil oli siin kiirenduskood ja seal ta jäi seisma, sest ma olin sinna pannud selle stopp-koodi. Ja niimoodi siis see laps saab erinevaid koodi talle teha, et paneme midagi vaguni ka taha. Seda on nii. Mõtleme, kas tal on. Ütleme koodi ära. Ja mis meil oli vaja, siis valge, kollane, sinine ja valge, kollane, punane. Ja, sa võid selle valge, kollase, punase panna. Siia. Või? Ja nüüd oleks muidugi sealt. Meil ei ole seda vagunit taga. Aha, valge, kollane, sinine tähendab seda, et ta laseb sõidu pealt lahti. Valge, kollane, punane tähendab seda, et ta jääb seisma hetkeks ja siis ta teeb lahti. Kuule, vaata nüüd meid ka, me ei ole nii kiired kui sina. Selle veduri peal on nool ka, et kumba pidid ja siis teie külge tahab minna. Hakkas meid kihutama ja vagun jäeti maha nüüd ja läheb üksi edasi. Kui enam see kood on väga kiireks läinud, aga valge ja kollane, mis siis ilma siniseta on. Vaata. Nii. Vaata, mis see valge ja kollane on näidanud. Ja ma ei tea, kas te nägite, et tööle panete siia üks või siis lükkate ja siis ta hakkab sõitma kohe. Pane talle see. Aha, ma mõtle küll, mis on küll valge kollase. Mis ta siis teeb? Vaata, nüüd pani Jana tagurpidi selle. Ja nüüd ta ei lasknud lahti. Ja nüüd, kui paneb õiget pidi, nii et nool on tal näitab suunaga sinna poole, seal peal ilusasti ära, et kumba pidi ta siis ikkagi olema peab. Väga hea, väga hästi oli nüüd jah näha praegu, et miks tuleb õiget heli panna. Ja siis kui seda valget ja kollast ikkagi läheb. Nüüd ta tahaks lahti lasta, aga paneme talle seda taha. Nüüd on paus. Ma tegin pausi koodi. Ja nüüd, kui mina tahan, et ta siit läheks kindlasti otse, ma ei taha, et ta ära keerab. Siis ma vaatan, et mul on vaja apsti roheline siia otsa panna. Aga ma tahan, et sul ka vagun küljes oleks. Sa pead otsa minema ja nüüd lõpuks on veel, mis see valge ja kollane. See tähendab, et sõidu pealt võtad lahti. Aga ma proovin üha nüüd ära mida kadritiga. Nüüd teine nüüd. Käime siin, sattusime hoogu.
ühesõnaga, see rong ongi selline vahend, et te saate hoogu küsige vahepeal. Ma nüüd just mõtlen, et ma tulen, panen seda telefoni siia poole ja tulen vaatan, mis siin tarvitus toimub. Meil ongi tulnud küsimusi vahepeal. Nii. Ei ole. Küsimusi. Kas kellelgi on rongi kohta küsimusi? Kuidas teile meeldib? Mis on teie esimesed muljed? Nii. Vaatame siis, vaata, mis meil juhtus vahepeal, Jana. Meie vagun jäi vedurile ette ja vedur ajas selle alla. Nii. Ja näitame siis teile ära graafi, et nüüd ma ühendasin selle Intelliino äpiga. Selle rongi ja panin siit, et saan rongi kiirust saan panna. Et kui suur ta kiirus on. Kui te panete maksimumi, siis see on ikka väga suur kiirus ja tegelikult vaguniga siis neid pöördeid päris hästi välja ei võta. Et siin ma saan ka maha võtta veel kiirust. Erinevaid helisid saan panna. See on siis vahetada. Siin on politsei helid siin eri. Ja siin ta näitab siis ka akut, et kui palju rongil akut on. Ja siin saab lihtsalt panna kiirust, sest nüüd ma ei saa tõsta, vaid siin on aeglaselt, keskmiselt ja maksimumi. On siin. Et äpiga on ka tore teda juhti. Nüüd hakkab teistpidi sõitma. Saan siit sõidusuunda valida. Kas nüüd edapidi või tagurpidi. Nüüd saab erinevaid värvuseid panna. Ja ma panin lihtsalt üldsegi ära seisma. Et siin on siis erinevad, siin ülevahendaks nuppu. Et saab siis, nüüd ma panin siit tööle alla. Aga ja nii võtan hooga maha. Et kui hooga maha võetud, et siis on võib-olla just parem, kui lastekurtidel on erinevaid koode ja siis rongi käitumist liikluses. Et kui see kiirus on maksimumi peal, siis ta lihtsalt läheb nagu nii hullu kiirusega edasi, et ja siin on nüüd see koht, kus sa saad siis erinevaid koode ise teha, et siis tuleb, nagu Janne enne ütles, see oli see lilla koodeks. See saab erinevatele koodidele siis tähendusi anda. Et mis see kood siis peaks või midagi, mis see rongi käitumises siis peaks minkima. Nii. Aga küsige rongi kohta veel. Või eeliste vahendite kohta, et siis näha. Panen selle kinni. Nii. Oleme siis laua taha tagasi. Väga tore oli näidata teile neid kõiki asju. Ja mis muljed teil on? Et küsimusi, et praegu on see aeg, kus teil on hästi hea küsida seadmete kohta, küsida üldse progetiigri kohta, küsida, mis teid huvitab, et saime kokku ka hiljuti just Arnoga ja rääkisime läbi, et kui teil on ka taotluse kohta küsimusi, siis me oleme omavahel info vahetanud ja oskame ka teile nõu anda. Kas kilpkonnal on alusmatt või peab siis ise joonistama rajad? Ikka ise. Ikka ise saab teha. Et minul on üks vana, tegelikult see mingi hitsaplakat vana, et ise ja ehitada saab ka, et suurtest klotsidest lastega ehitada või papist. Jah, et sellist üks osa siis sellest tegevusest on loovus raja ehitamisel. Just. Kui te taotlete seadmeid endale, siis hästi väga rohkem saavad toetust siis need taotlused, kus on sarnaseid tooteid rohkem. Et kui te näitate ilusasti ära oma seadmete taotlusvooru taotluses, et mul on plaan ikkagi nüüd võtta 500 kilpkonna ja arendada sellega siis sõimerühma ja miks see on hetkel just vajalik,
et siis need taotlused on kõige rohkem siis soositud. Ja summad on sellel aastal väga suured, nii et kasutage võimalust. Et see on teil väga hea võimalus. Ja mina igal juhul soovitan just neid vahendeid, et neid 4 vahendit, et mina ausalt Spike'i on kõige vähem kasutanud, aga Indi ja Kilpkon ja Rong, et need on tõesti, et igal juhul tasub nad panna taotlusse. Õpetajatel ei ole üldsegi mitte raske neid selgeks saada, kes tunneb ennast veel ebakindlalt või kuskil lasteaias on mõned ebakindlad õpetajad, et need on hästi lihtsad vahendid. Ja kaasa arvad. Ja igal juhul ma olen selle juurde, et ma Kilpkonna soovitan Sõime esimeseks robotiks. Kui olemas on lasteaias Bluebot, siis kas Kilpkonn oleks mõttekas? Sõime lastega küll, jah, kindlasti. Et kui me räägime, Kilpkonn sobibki väiksematele lastele rohkem, et just see pööramise poole, et ma olen ise sõimelastega ka teinud Beebotiga, siis seda on neile. Et enne võiks Kilpkonna selgeks saada sellise julguse, et mis see programmeerimine üldse on ja siis Beeboti ja Blueboti peale minna. Et mina küll soovitan Kilpkonnaga. Nii. Veel küsimusi kellelgi? Milline oleks see üks vahend, mis sobiks 3–7-aastastele lastele ning mida taotlusesse panna? Kui me üleüldse räägime vahenditest, et siis 3–7-aastastele minu arust sobib väga hästi ka M-Tiny, mida meil hetkel siin ei ole. Et M-Tiny robotil on kindlasti hästi palju võimalusi, kuna tal on nüüd ka need lisakaardid ja tal on uuendatud see M-Tiny, et vist seda vana ei olegi enam. Saime veel ilma. Üks variant on siis see, kus see pliiats käib alla ja teine variant on nii-öelda see vanem variant, kus see ei käi. Siis M-Tiny on üks neid roboteid, mida mina soovitaksin. Ma ise olen kasutanud sõimelastega M-Tinyt, jälle siin üks-ühele tegevust väga hästi said aru step by step programmeerimisel. Ja suuremate lastega saabki ju seda programmeerimisjada teha, et seal on ju kordusmärgid ja nüüd sellel uuel on ka erinevad kirjutada saab lastega sõnu, et igal juhul me soovitaksin M-Tinyt 3–7-aastastele lastele. Ja nendest, mis kui täna siit võtta, et siis ma arvan, et Indi ja see Rong ka mõnes mõttes, et need sobivad ka, et väiksematega võib ju väiksema raja teha, lihtsalt ringi kasutada vähem tükke ja see Rong siis hakkab sõitma ja saab erinevaid juba esimesi koodi teha, võib-olla õpetaja teeb ette veel ja mingid juhised. Ja Indit, 4-aastastega me oleme küll Indit ka kasutanud ja suurematega saab ka, et see on ka see, mida kasutada. Soov avada haridusmängude huviring. Kas toetusi vahendite soetamiseks on ka huviringide juhendajatele? No mina tean, et Töötukassast on saadud toetust huviringide juhendajatele, aga rohkem ma ei tea. Rogetiigrit ei saa huviringide jaoks. Ma kahjuks hetkel ei oska aidata selle küsimuse vastuse leidmisega. Kas on teil veel küsimusi? No igatahes ma loodan, et saite vastuseid ja näete, saate üksteist aidata, see on kõige toredam. Et kohalikust omavalitsusest tasub siis otsida toetusi huviringide jaoks eriti. Ja suur aitäh teile kõikidele. Et kui kellelgi on küsimusi veel, et järgmine nädal siis Just 14. 14. on meil siis selline pikem kohtumine või kas just pikem, aga seal ei ole vahendeid, vaid seal me räägime siis just sellest, kuidas lasteaedades üldse seda õppetegevust robotitega läbi viia, millisele vanuseastmele, mis robotid sobivad, mis ma siin Jana veel su käest küsinud olen. Põhiküsimus, et võib-olla sõimelastega ja mida õues kasutada ja mida koolieelikutega ja siis et HEV-lastega, et ja kuidas siis hästi
küsimus on, et kuidas õpetajad panna kasutama neid vahendeid või kuidas üldse on nagu võimalik vahendeid kasutada, et me ei saa kõike ära rääkida, mis me vahenditega teinud oleme, et muidu mul pole järgmine nädal midagi rääkida. Et mis koostööd vanematega saab teha ja teiste asutustega, et selline sisuline pool on rohkem järgmine nädal. Meie lasteaias ei ole mitte ühtegi vahendit, millest võiks alustada? Millest võiks alustada, kui rääkida nendest TTS-vahenditest, siis ongi Bluebot. Bluebotile juurde võtta käsulugejad lähevad taotlusesse. Käsulugejad ja seda saab kasutada ka nutiseadmega ja tegelikult võib võtta ka maastikuroboti. Õues. Maastikurobotid saab samamoodi kasutada, programmeerida nuppudega pealt, ühendada käsulugejad ja ka programmeerida nutiseadmega. Ja just nemal on just see, ja need ei ole kumbki rasked robotid ka, et need on alustamiseks hästi lihtsad robotid ja ikkagi M-Tiny ka, et M-Tiny on ka väga, ta on hästi nagu ise õpitav robot ja tal on hästi palju kasutamisvõimalusi. M-Tinyl on meil kodulehel on olemas avastaja komplekt ja siis on see vanem versioon M-Tinyst koos mattidega. Ehk siis Jana, sa ei teagi veel, me tegime ühe kombo, kuna Harno ütles, et nad toetavad seda, kui matid on koos robotiga. Siis me tegime eraldi sellise kombo, kus on siis see robot, millel ei ole pliiatseid all, aga lisaks on siis see Aaretasaare matt ja minu jah, see kodu niisugune matt. Et kumb oleks mõistlikum? Mõlemal on oma nii ühte kui teist võtta, saab ju panna. Saab panna küll. Ja mina soovitan teil panna taotlusse ühte ja teist komplekti, sellepärast, et seal avastaja komplektil on see kirjutamisvõimalus, see on nagu nii äge minu arust, et kui on suuremad lapsed, et nad saavad oma nime kirjutada, et sa paned seal ja seda ei pea midagi programmeeriga, lihtsalt vajutate pliiatsiga õige kaardi peale ja see robot juba teab, mis ta teeb. Siis mattidega on komplekt, et need lisamatid on hästi ägedad, just see minu päev, et seal on ka sellel kaasas on juhend, milliseid erinevaid mänge mängida seal, et ühendada õiged asjad, näiteks mänguassi, teisel pool on mänguasja kast, et kuidas see programm siis sinna vahepeale tuleb teha, et kas sa juhid või sa teed step by step või pika ajaga teed. Et kui jutt käib taotlusest, ma soovitan mõlemat. Nii, jah. Ja põhjendusse siis ka kindlasti lisada, et võtsin need 2 erinevat komplekti, sest nii on meil palju suurem võimalus erinevaid asju teha sama robotiga. Te saate 2 robotit, aga ühel on see kirjutamis või ütleme, see saab kujundeid teha, vist muusikat sai teha. Muusikat saab mõlemaga, aga joonistamist. Aga neid matte te saate kasutada mõlema robotiga, see, kus ei käi pliiats ja siis see, mis on see pliiatsiga, et põhjendusse saabki kirjutada niimoodi. Nii, kui siis rohkem küsimusi ei ole, siis me ootame teid igatahes järgmisel kolmapäeval. See oli meil 14. september kell 1. Ja kui tekib registreerimisega probleemi, siis andke teada. Ja kindlasti pange uued vahendid endale taotlusse. Ja kui küsimusi on, kirjutage. Kui on küsimusi, et võib Jannele kirjutada, mulle kirjutada, võib järgmine nädal küsida seal veebiseminaril. Just. Aga aitäh teile. Aitäh teile.